Tere 3. K-klass! Täna kordame kirjalikku lahutamist ja vaatame, kuidas lahutada suuri arve. Enne kui saame minna arvutamise juurde, kordame üle vähendatav, vähendaja, vahe. Kui hakkan lahutama, kirjutan vähendatava ja vähendaja järgud kohakuti. Ühelised, kümnelised, sajalised ja nii edasi. Sellest tehtes on kõik väga lihtne. Lahutan ühelised ja saan 1. Lahutan kümnelised, saan 3. Ja lahutan sajalised ning saan 4 sajalist. Ja vastus on 431. Aga vaatame, mis juhtub, kui vähendatavas on vähem ühelisi kui vähendajas. Siin on 2 ühelist, kuid siin 7. Nüüd pean võtma siit ühe kümnelise ja märgin siia punkti, et mul oleks see meeles. 12 miinus 7 võrdub 5. Nüüd jäi siia 4 kümnelist. 4 miinus 1 võrdub 3. Ja 8 miinus 2 võrdub 6. Ja vastus on 635. Nüüd vaatame näidet, kus ei ole piisavalt kümnelisi. 7 ühelist miinus 5 ühelist võrdub 2. Kuid 3 kümnelisest 8 kümnelist me lahutada ei saa. Seetõttu laename sajalistelt. Ja 13 miinus 8 võrdub 5. 7 sajalist miinus 5 sajalist võrdub 2 sajalist. Ja 5 tuhandelist jääb oma kohale. Vastus on 5252. Viimases näites on 0. Vaatame, kuidas sellega toimida. 6 ühelisest ei saa lahutada 7 ühelist. Vähendatavas, aga kümnelisi ei ole. Seepärast võtan ühe sajalise ja teen kümnelisteks. Sajaliste kohale panen punkti. Edasi võtan 10 kümnelisest ühe kümnelise ja teen ühelisteks. Kümneliste kohale panen punkti. Edasi lahutan ühelistest ühelised, kümnelistest kümnelised, sajalistest sajalised ja tuhandelistest tuhandelised. See tähendab 16 miinus 7 võrdub 9, 9 miinus 8 võrdub 1, 4 miinus 3 võrdub 1 ja 9 miinus 4 võrdub 5. Ja lähme edasi töövihikuga. Ava palun oma töövihik leheküljelt 61. Ülesanne 141. Arvuta ja ühenda vastused tehete järjekorras. Saad teada olümpialinna, kus Ants Antson võitis kuldmedali. Missugusel alal ta selle võitis? Siin lehekülje nurgas näed juba vihjet. Ants Antson võitis kuldmedali kiiruisutamises. Ja vaatame neid tehteid. Sellel lehel on kõige lihtsamad tehted, kus sa ei pea kümnelisi ega sajalisi juurde võtma. Ja vaatame esimest. 5 miinus 4 on 1, 3 miinus 2 on 1 ja 4 miinus 1 on 3. Teeme ühe näite veel. 3 miinus 1 on 2, 9 miinus 2 on 7 ja 6 miinus 4 on 2. Palun tee ise edasi. Ülesande vastuse saad teada, kui ühendad vastused tehete järjekorras. Esimene vastus oli I, teine N. Me ühendame need ära ja nii lähme edasi. Ja palun kirjuta vastus siia. Panen sulle 2 tähte juba ette. Nüüd palun ava leheküljed 62 ja 63. Ülesanne 142. Arvuta. Kui tõmbad vastuse kohal olevale tähele ringi ümber, saad teada Eesti spordireporteri. Sündinud 1943. aastal, surnud 2000. aastal nime. Vaatame number 1. 9 miinus 4 on 5. Aga 2 kümnelisest me 6 kümnelist lahutada ei saa. Seega võtame siit juurde. Saime 12 miinus 6, mis on 6. Nüüd jäi siia 1 vähem. 4 miinus 3 võrdub 1. Tõmba ring ümber esimesele tähele. Number 2. 5 miinus 2 on 3. 3 kümnelist miinus 8 kümnelist. Peame jälle võtma siit ühe juurde. Ja saame 13 miinus 8, mis võrdub 5. Siia jäi 5 sajalist miinus 4 sajalist
ja vastus on 1/100. Ja tõmba ring ümber. Kui sa oled saanud õiged vastused, tuleb välja nimi Toomas Uba. Ülesanne 143. Selles ruudustikus teeme esimese tehte, aga selles teise tehte. 8040 miinus 3024 võrdub 4216. Ja selle vastuse kirjutame siia ja liidame sellele 1935. Ülesanne 144. Arvuta. Ühenda punktid saadud vastuste järjekorras. Vaatame koos esimest tehet ja tuletame meelde, kuidas toimida nulliga. Peame võtma siit ära ühe kümnelise ja saame 10 miinus 5 võrdub 5. Nüüd peame ära võtma siit ühe sajalise ja saame 9 miinus 2 võrdub 7. Sajalisi jäi alles 8. 8 miinus 5 võrdub 3. Ja nagu sa näed, esimene vastus on siin 375. Sa pead vastuste järjekorras ühendama kõik punktid. Ülesanne 145. Järjesta eelmise ülesande pildil olevad arvud alates väiksemaist ja kõige väiksem siin on 262. Selle kirjutad siia ja lähed aina suuremaks. Ole tubli, head aega!